raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare Pere raadios ja siis see on pühapäeva hommikuti kell 11, kui saade on eetris. Aga kui teil on soov kuulata seda pärast kuskilt internetist, siis saate sel ajal teha seda, kui süda lustib. Ja me teeme täna ühe väikese katse, mida raadiokuulaja ei näe ega mõista, aga me teeme ka väikese videopildi ehk videopodcasti siin, mida saab pärast YouTube'ist järgi vaadata. Heia. Oleme jälle stuudios kahekesi, Mart Helme ja mina, Martin Helme, ja me panime oma 3 teemat paika, mida lahkama hakkame konservatiivide vaatenurgast. 2 sellist tühistamist või repressiooni, ideoloogilist repressiooni on möödunud nädalal jõudnud avalikkuse ette. Üks on siis Rein Veidemanni lahtilaskmine ERR-i nõukogu esimehe kohalt meelsuse eest, eriarvamuse eest, ja teine on siis Kasahstanis olnud Eesti suursaadiku lahtilaskmine või tagasikutsumine või õigemini sundimine mõõga otsa langeda pärast seda, kui ta andis vale nõu president Karisele. See kõik räägib meile liberaalsest demokraatiast. Teine teema on riigieelarve ja riigieelarvega seotud erinevad rahajutud. Muuhulgas ma tahaksin siia sisse tuua selle teema, et nüüd eeloleval nädalal on ülemkogu, Euroopa Liidu ülemkogu, kust ilmselt tuleb Michal Eestisse tagasi, olles võtnud Eesti riigi nimel kohustuse umbes 500 miljoniga rahastada Ukrainat. Ja kolmas teema, kus peatume seekord natuke pikemalt, kui me tavaliselt oma neid välisblokke räägime, on USA uus julgeolekustrateegia ja sellega kaasas käinud USA erinevate kõrgete poliitikute sõnavõtud või ka riigiametnike sõnavõtud, seal asevälisministrid ja USA suursaadik Euroopa Liidus, mis mina ütleksin, et absoluutselt põhimõtteliselt defineerib ümber Euroopa ja Ameerika suhted. Aga seal on muid asju ka, seal on Ladina-Ameerika, seal on Lähis-Ida, seal on Aasia. Nii et seal on terve hulk asju, mis meie meedias praktiliselt mainimist ei leia või kui leiab, siis mingis moonutatud võtmes. Meil ei saagi midagi leida. Meil on lukustatud kolmnurka, see on Eesti, Ukraina ja Venemaa. Ja kõik käib selles kolmnurgas. See on niisugune nagu kaleidoskoop, et keerad sedapidi teistpidi, aga värvid ja mustrid võivad küll natuke vahelduda, aga kaleidoskoop jääb samaks. Jah, aga ERR ja Kasahstan tunduvad täiesti üksteisest väga kaugel olevad asjad, aga räägivad ühest ja samast protsessist. Ja protsess Eestis on väga kiire liikumine totalitaarse ühiskonna poole. Meil oli infotunnis oli Michal, kellelt me küsisime selle LGBTIQ ehk selle värastamisprogrammi kohta, mis valitsus vastu võttis. See käib sellesse samasse mustrisse. Just. Ja meil oli esmaspäevases arupärimises oli kultuuriminister Purga. Ja ma käisin neljapäeval opositsioonitunnis, kus oli Lauri Läänemets, ja nad kõik räägivad ühte ja sama kulunud valelikku ja ammu enam mitte tõsiselt võetavat juttu sellelt poosilt, nagu nemad oleksid need head ja sallivad, kes tahavad, et ühiskonnas oleks kõigi suhtes mõistvust ja kannatlikkust ja me ei tohi toppida oma nina inimeste eraellu ja me ei tohi kellelegi ette kirjutada, mida nad peavad mõtlema või kuidas nad peavad tundma ja nagu ka Purga ütles ja nagu Michal ütles, et need ajad peaksid olema selja taga, kus inimesed, kus poliitikud või kus arutame selle üle, kes sobib kusagil töötama või mitte, jutt käis siis ERMi juhist näiteks. Ja tähesti, ma ei tea, kas nad ei saa aru või neid ei huvita või nad ongi nii rumalad, et nad ei näe seda vastuolusel, aga nemad on ju need, kes arutavad ja otsustavad, kes sobib kusagil ametis olema või kes mitte. Nemad on need, kes topivad mitte ainult oma nina inimeste magamistuppa, vaid topivad ka oma nina inimeste laste koolitundidesse, topivad oma nina inimeste töökohtadesse, topivad oma nina inimeste kõikidesse elusfääridesse. Nemad on need, kes on sallimatud, tagakiusajad, ahistajad
absoluutselt äärmusliku ideoloogia väga räiged pähemäärijad ühiskonnale. Ja eks see minule ei tule üldse üllatav. Pikka aega on näha olnud juba ju see, kuidas me liigume totalitarismi suunas. Ja totalitarism on alati ju mingisuguse ideoloogilise postamendi peale üles ehitatud. Ja nüüd siin see ideoloogiline postament ongi seesama nii nimetatud, jutumärkides loomulikult, sallivus. Et me oleme kõigi suhtes sallivad, kõik vähemused peavad tundma, et nad on ühiskonnas aktsepteeritud ja võrdsed, aga millegipärast enamus ei kuulu selle vähemuse hulka ja enamust võib represseerida ja kõikvõimalikud mõtteavaldused, mis ei ole selle nii nimetatud sallivuse ideoloogiaga kooskõlas, kuuluvadki represseerimisele. Ega see on enam-vähem sama nagu nõukogude ajal oli. Oli väga lihtne küsimus alati, venekeelne. A vam što, sovetskaya vlast не nravitsa? Et kas teile nõukogude kord siis ei meeldi või? Ja sellega oli kõik öeldud. Kui sa siis kukkusid kokutama või mökutama või ütlesid, et ei meeldi jah, siis sa kuulusid valele poolele ja sind võiski ja pidigi represseerima. Ja praegu on täpselt sama. Ja see sama näide, et Rein Veidemannile ei meeldi kehtiv kord. Ega ta ei... Rein Veidemann isegi ei öelnud, et talle kehtiv kord ei meeldi. Ega ta kogemata väljendus niimoodi. Et isade päeval ei oleks võib-olla pidanud seda paari näitama, andes siis mõista, et oleks võinud olla ju üks tavaline perekond, igavalt tavaline perekond 2 või 3 lapsega, omavahel mitte üleliia palju kisklev perekond, eks ole, mingit ühist asja ajav perekond. Ja mitte ostetud lastega. Oma lastega, naturaalsel teel saadud ja sünnitatud ja kasvatatavate lastega. Et see oleks nagu isade päeva kontekstis sobinud saatesse. Ja selle eest tuli inimene kohe maa sisse lüüa. Ja üsna jõhkralt ja mida me muidugi veel saime tagantjärgi teada, oli see, et ühe korra käis nõukogust läbi see teema, et kas võtame nüüd, selle tõstatas Varro Vooglaid, meie esindaja nõukogus, et tuleks ikkagi arutada seda skandaali ja skandaal ei ole mitte Rein Veidemanni arvamusavaldus, vaid skandaal oli see saade Hommik Anuga. Ja need 2 homomeest koos oma ostetud lastega ehk kriminaalse tegevuse siis normaliseerimine ja ülistamine toimus ETV eetris isadepäeval hommikusel ajal. Ja et see on skandaal. Mitte see, mida Veidemann ütles. Ja ühe korra arutati nõukogus ja siis talle juba pandi ähvardus lauale, siis läks mõni nädal mööda, tuli uus nõukogu koosolek ja vahepealsel ajal käidi tema juures ja öeldi, et lasku põlvili ja palu vabandust. Ja see on ka. Täpselt nagu nõukogude ajal, noorem põlvkond ei tea seda, mina tean. Ma mäletan neid nii-öelda lahtiseid partei koosolekuid. Lahtine partei koosolek tähendas seda, et loomulikult mitte kõik inimesed, kes mingis töökollektiivis töötasid, ei kuulunud komparteisse. Mina ei kuulunud komparteisse, ehkki siin mingites kommentaariumites kogu aeg keegi sõimab mind vanaks kommariks. Ma muidugi ei pööra sellele erilist tähelepanu ja võiksin selle inimese kohtusse anda ja temalt nõuda kahjuraha, sellepärast, et ta on minu kohta esitanud selgelt vale fakti väiteid ja sealhulgas laimavaid vale fakti väiteid. Aga ma ei viitsi sellega tegeleda. Eesti kohtud ei mõista ka õigust. Aga kutsuti siis aeg-ajalt koosolekutele, kui olid nagu väga tähtsad puhud. Ka need töötajad, kes ei kuulnud komparteisse, need olid lahtised partei koosolekud. Ja lahtised partei koosolekud olid tavaliselt ka need kohad, kus siis kutsuti vaibale keegi, kes oli samuti mitte ortodokseid, mitte selle kehtiva ideoloogiaga 100% kooskõlas olevaid mõtteavaldusi avaldanud, kusagil mingisuguse, teinekord ka mingisuguse huligaanse tegevusega jutumärkides võib-olla, aga siiski purjus peaga kuskil midagi vahele jäänud või ühesõnaga oli vaja inimene hukka mõista. Aga enamalt jaolt oli see muidugi ideoloogilistel põhjustel. Ja me näeme praegu täpselt sama. Ja seal muidugi inimest alandati. Kõik võisid sõna võtta ja teda sõimata ja talle öelda, kui halb ta on ja kuidas see pole esimene kord ja nii ei saa jätkuda ja nii edasi ja nii edasi. Ja see tuleb mulle kõik nii tuttav ette. Ja nüüd taheti täpselt seda sama teha Rein Veidemanniga. Sa pead ennast alandama.
Rooma poris, vingerda, vabanda, võib-olla me anname sulle siis andeks, võib-olla, see ei ole kindel, aga võib-olla me anname sulle andeks, võib-olla me siis ütleme, et hea küll, võid veel paar aastakest tiksuda siin ERR-i nõukogu eesotsas, aga igal juhul pead sa ennast alandama ja tuhka pähe ramputama, kotiriide selga panema, ennast vorpideni piitsutama ja siis me kaalume, kas me anname andeks. Ja siin on väga oluline, see ei ole lihtsalt selle jaoks, et inimene ennast alandaks, mis on nii-öelda ka kasulik režiimile, vaid sellel on mitu väga selgelt sellist nagu didaktilist eesmärki. Esimene asi on see, et kellelegi ei tohi jääda kangelast, kelle sõnade taha saab koonduda, sest see kangelane on oma sõnad tagasi võtnud. See on väga oluline, igasuguses sellises ideoloogilise surve olukorras, kui meil Lääne-Euroopast on näha näiteks lood, kus näiteks kristlased ei ole nõus transideoloogiaga, igal juhul tuleb ta sundida võtma oma sõnu tagasi, et ei saaks tekkida ühtegi nii-öelda kangelast, ühtegi sellist juhtfiguuri. Märtrit ei tohi olla. Märtrit ka mitte, eks ole, ta peab ise ütlema, et vabandust, ma eksisin, ma tegelikult ei mõtle nii ja siis ei saa sa ju teda enam toetada ka. Kui ta on ise võtnud oma sõnad tagasi, siis need inimesed, kes kusagil nii-öelda peidus on või kusagil salaja talle pöialt hoiavad või ka avalikult tahaks talle toetust avaldada, enam ei saa ju toetust avaldada. Millele see on demoraliseeriv. Just, see on neid ka demoraliseeriv, et kedagi ei tohi innustada see nii-öelda vastupanu režiimile. Sest siis on nagu mustvalgel näha, et ka kõige kangemad murtakse. Esiteks murtakse, teiseks sul ei olegi midagi toetada. Jah, ütles kogemata kombel esimese emotsiooni pealt ütles mingisuguse õige seisukoha välja, aga kohe võttis oma õige seisukoha tagasi või pärast pressi võttis oma seisukoha tagasi. Ja teine asi, mis meil siin selle kaasusega koos on, mis mulle ka tuleb nõukogude ajast väga tuttav ette, mina elasin ainult 15 eluaastat nõukogude ajal, aga jälestasin seda aega, eriti koolisüsteemi. Ja see koolisüsteem läheb veel hullem praegu. No see on kole, need äratundmishetked on nii koledad. Igal režiimil on alati oma kasu peal väljas olevad jälgid libukad, kes on nõus kaebuse tegema küüditamiseks. Ja võt Sulev Valner on see limukas, kes on nõus kaebuse tegema küüditamiseks. Ta sai nõukogu esimehe koha endale selle eest, et ta lõi noa selga. Ja sinna juurde käib ju selline masendav, rumal, valelik, alatu jutt. Vahet ei ole, sa saad aru, et tal endal ka natuke ebamugav on, sa ikkagi tegelesid mina küll aru ei saa, et ebamugav on. Lükkab süü praegu Varro Vooglaiu kaela. Varro Vooglaid on süüdi selles, et Veidemann lahti lasti, kujutad sa ette? Ta mingites intervjuudes ikkagi vaatas maha ja ütles, et ta loodab, et Veidemann ei võta isiklikult ja ei kannata väga selle all. Kui sa mingisuguse, mis see palk seal on päris korralik palk. Paar tuhat eurot on nõukogu esimees, ütleme 1000 eurot on umbes nõukogu liige. Kui me arvestame sellega, et meil tegelikult statistika võib meile ju näidata mingisugust, ma ei tea, 1200 või paljudes, et keskmine palk meil on. Kui me teame, et tegelikult enamik inimesi elab kuskil mingisuguse 1000 eurose palgaga, ütleme kättesaadava palgaga, eks ole. Et kui sa siis mõtled, et seal kord kuus kokku käiva nõukogu juhina sa saad, lisaks on loomulikult Veidemann ju pensionär, saab tõenäoliselt ka mingisuguse 1000 pensioni. Tema saab rohkem, sest et tema on esimese Riigikogu liige, kes määras endale tookord eluaegse väga kõrge pensioni. Aga igal juhul, kes meist ütleks ära, kui me saaksime veel 2000 eurot suhteliselt väikese töökoormuse eest. Igal juhul Valner oli selle eest nõus ennast maha müüma. Ma ei ole kindel, et ta ennast tegelikult üldse maha müü, sest kui sa jälgid seda, milline ta on olnud kogu aeg, siis ta on olnud truu režiim, ta on lihtsalt liiga noor, et ta oleks saanud jõudnud olla nõukogude režiimi limukas. Aga seal olid inimesed, kes olid nõukogude režiimi limukad. Valdo Randpere, samuti Rebane. Rebane muidugi, sest et spekuleeriti, ma ausalt, ka alguses esimese hooga, ma teadsin, et neil oli plaanis Rebane panna nõukogu esimehe kohal, nad ei saanud hääli kokku. Ja siis nad läksidki Valneri juurde ja ütlesid Valnerile, et anna meile oma hääl,
ja siis me teeme sust nõukogu esimehe. Noh, ühe väikse hääletuse eest saad iga kuu hakkad 2000 eurot saama, et noh, see oli see tehing, mille nad läksid ja, aga jah, muidugi rebane, kusjuures mina kontrollisin, hakkasin pärast guugeldama, see on Google'ist kõik maha kratsitud. Ja muidugi. See on Google'ist on vana propagandist teab väga hästi, muidu me kõik teame, et Google'is on kõik olemas ajalugu, aga näe seda, et tema oli komparteilne, seda ei ole. Ja ma arvan, et Randpere kohta ka ei ole. Ma seda ei kontrollinud, aga... Ei no, aga põhimõtteliselt me kõik teame, no meil on erakonnaski... Sina töötasid ju selles ajakirjandusmajas, eks ole, Vene aja lõpul ja ERR oli, ütleme, tol ajal oli ETV oli ka, ikkagi propagandateenistus, et see ring ei olnud nii suur, neid inimesi, kõik teadsid, kes on kes ja mis on mis. No tema oli see inimene, kes oli ikkagi väga aktiivne ja värbas teisi ja ühesõnaga ideoloogia töötaja, nii nagu ta oli nõukogude ajal, nii ta on ka praegu. Aga selle eest sai välismaal käia, olümpiamänge vaatamas ja tegemas ja selle eest sai ju, ega siis kaup kauba vastu, ega siis nõukogude võim pidi ka premeerima inimesi selle eest, et sa olid madal, limukas ja mölakas. No võt, aga kui me siit nüüd selle... Veidemanni teema juures tuleme selle Kasahstani teema juurde, siis see on tegelikult veel piinlikum. Sest see näitab, et meil ei ole tegemist mitte professionaalse välispoliitikaga, vaid meil on tegemist ideoloogia põhilise välispoliitikuga. Välispoliitika peab olema raudselt kooskõlas mingisuguste ideoloogiliste doktriinidega ja ideoloogiline doktriin on meil see, et meie igal pool räägime, kuidas meie aitame Ukraina võidule ja räägime seda ka seal, kus see meile ei ole absoluutselt mitte kasulik ja kus see on ka vastuvõtvaid inimesi nagu Kasahstanis otseselt solvav ja kust on tehtud meile ka vihje. Oleks mõistlik meie tulevase, meile mõlemale kasuliku koostöö huvides neid teemasid mitte väga tugevalt rõhutada. Jah, markeerimise vastu meil ei ole, aga ärge palun meile lausa sisse sõitke. Ja loomulikult suursaadik on see, kellele asukohariigis niisugune sõnum edastatakse ja suursaadiku otsene kohustus on see sõnum ka edastada oma poolele, antud juhul presidendile, kes on suure äridelegatsiooniga Kasahstanis. Ja see äridelegatsioon on seal ju väljas selle peale, et majanduskoostöö uuele tasemele viia ja tõepoolest, kuna meil Venemaaga ju otsesuhteid ei ole, siis Kasahstan on see riik, millega meil võiks olla väga viljakat koostöösuhted. Aga ma siin pistan vahele kaks asja, et esimene asi on see, et tegelikult see Vene äri hakkabki käima ju siis läbi Kasahstani. Ehk siis me tegeleme jälle ise endale valetamisega või rahvale valetamisega. Sellepärast see äridelegatsioon nii varmalt sinna ju tõttaski. Ja selle asemel, et pragmaatiliselt selle üle arutada, ei, selle asemel me paneme kohe nuiaga pähe. No aga... keskharidusega alkohoolik, kes meil siis välisministri ameti eest palka võtab ja teenib oma muude äridega riigieelarvest miljoneid eurosid, siin küll välihaiglad ja mis muud asjad. Tema jaoks välisministri töö seisnebki ju selles, et igal pool lehvitatakse mitte Eesti lippu, vaid kas lillat lippu, vikerkaare lippu või Ukraina lippu, et meil Eesti lippu enam ei lehvitata. Nii saatkonnad kui välisministeerium ise on ikkagi ehib ennast teiste lipuvärvidega. Ja teine asi muidugi on see, et minu meelest ka, et sa sunnid saadikuid Ungaris näiteks kõndima homomarsil, sellepärast, et see on välisministeeriumist tulnud suunis, millega meelega provotseeritakse Ungari valitsust, tänast valitsust ja rikutakse kahe riigi vahelisi suhteid, aga sa sunnid seda suursaadikut ähvardusega, et muidu lastakse lahti. Rikud kahe riigi vahelisi. Sa sunnid saadikut Kasahstanis, kus siis nagu üleüldine valitsuse poliitika on see, et me tahame edendada suhteid Kasahstaniga, kus juures siin ma väga suure hüüumärgi panen üles või väga suure ohumärgi panen üles. Me ju räägime tegelikult, Keldo räägib sellest, kuidas sealt me hakkame tooma massiliselt spetsialistidest tööjõudu. Ehk siis see Kasahstani
välispoliitiline initsiatiiv ei ole sugugi mitte ohutu ja kasulik Eestile, vaid see on ikkagi Vene äri üleviimine, ütleme siis teise riigi kaudu Vene äri jätkamine, pluss sealt massimigratsiooni soodustamine. Aga samal ajal Välisministeerium annab kohalikule suursaadikule ikkagi käsu rääkida juttu, mis kahe riigi suhteid lõhub. Põhimõtteliselt Välisministeerium arvas ja arvab siiani, et neil on õigus dikteerida presidendile, mida president ütleb või ei ütle, et tal ei ole seda õigust. Ma omal ajal, kui ma olin Välisministeeriumi teenistuses, käisin Lennart Meriga välisvisiitidel. Mitte paljudel, aga mõnedel käisin. Ja nii nagu see tavaliselt on, Välisministeeriumilt tellitakse kõikvõimalikud memod asukohamaa kohta, asukohamaa sisepoliitika, asukohamaa parteimaastik, oleneb riigist. Me Hiinas käisime, siis seal parteimaastikust ei olnud eriti midagi vaja rääkida, välja arvatud loomulikult Hiina kompartei sisemistest igasugustest jõujoontest ja asjadest. Et kõikvõimalikud memod tehakse valmis, pluss ka siis meie kahepoolsed suhted selle konkreetse riigiga, väiksed portreed selle riigi võimukandjatest, peaminister, president, kes nad seal parajasti on, välisminister, ja loomulikult ka siis jutupunktid selle kohta, mis on meie konkreetsed huvid, majandushuvid, poliitilised huvid, missugune on meie diplomaatiline selline suhtluse tase, kas meil on mingid konfliktiteemasid ja nii edasi, kõik niisugused asjad tehakse ära. See on taustainformatsioon. Meri ei rääkinud kunagi seda, mida talle püüti ette kirjutada. Meri oli selles suhtes suverään. Loomulikult ka keskmisest intelligentsem ja haritum inimene, aga Meri oli suverään ja Meri rääkis täpselt seda, mida tema arvas, et on Eestile vajalik ja kasulik rääkida. Ja nüüd kujutatakse ette, et Karis nagu oleks madalama taseme president, et tema nagu ei oleks selline suverään, vaid et tema on see Välisministeeriumi jooksupoiss, kes peab by the book, nagu öeldakse, juturaamatust võtma siis ja tsiteerima seda, mida mingisugused väiksed lauaülemad normikuulekas peab olema. Ja Karis keeldus seda tegemast. Nojah, Karisel, mina loen välja siin, Karisel on ikkagi ilmselt otsus langenud, et ta ei kandideeri uuesti presidendiks. Või on tal nii-öelda luure käes, et ta ei saa uuesti presidendiks ja sellepärast ei kandideeri, üks ja sama tulemus. Ja selle tõttu ka võib-olla vähem pingutab meele järgi olla siin Välisministeeriumi tegelinskitele. Aga ma ikkagi siin tuletan meelde kunagist Briti peaministrit Lord Palmerstoni, kes ütles, et riikidel ei ole sõpru ega vaenlasi, riikidel on igavesed huvid. Ja kui sa saadad presidendi välismissioonile, kõrgetasemelisele riigivisiidile, siis tuleb see riigi huvi eest seista. Mitte mingisugust Välisministeeriumi äärmusideoloogilist tsirkust teha. Ja selles võib küll Tsahkna olla küllaltki oskuslik või vähemalt aktivistlik, aga riigi huvide esindamisest ta ei saa mitte midagi aru ja ei tea sellest mitte midagi. Tema jaoks riigi huvid on selles kolmnurgas, Eesti, Ukraina ja Venemaa, siis mingist muud ei ole. Ja see, mis sellesse kolmnurka puutub, siis loeb silmadest, suust ja ma ei tea, stratosfäärist, missugused on Euroopa Komisjoni plaanid ja seisukohad ja ma ei ole väliskomisjonis, ma ju näen seda. Kogu aeg käib seal mingi Eesti seisukohtade tutvustamise. Eestil ei ole seisukohti. Eestil ei ole seisukohti. Eesti seisukohad on maha kirjutatud sellest, mida arvatakse, et komisjon, mis on komisjoni seisukohad ja nii on. Aga mis ma tahaks veel selle Kasahstani teema juures öelda, on see, et ega see skandaal ei oleks puhkenud, kui keegi ei oleks koputanud. Keegi, tõenäoliselt Välisministeeriumi ametnik, kes oli kaasas, koputas Välisministeeriumis selle suursaadiku peale ja Karise peale. Et need tegid seal ise tegevust. Need ei rääkinud seda juttu, mida meie tegelikult nõudsime, et nad peavad rääkima. Ka väga tüüpiline, tuleb vana aeg meelde. Tuleb jälle väga meelde. Vana aeg tuleb meelde, aga mis meil praegu oli Riigikogus, meil oli see nii-öelda nõusoleku seadus, mis on ju ka kättemaksuseadus. Me eelmine kord rääkisime sellest ja kui me tuleme siin nüüd, et järjekorda ootab veel vihakõne seadus, siis me jõuamegi sinna. Vaadake, head raadiokuulajad, et teid võib ju mitte puudutada see, et Veidemann võeti maha ja Veidemann on vana kommar, ongi vana kommar.
vana idealistist eurokommar, ma tunnen teda ülikoolist saadik. Ta on selles mõttes aus inimene, et ta on eluaeg oma idealistlikele mingisugustele punastele unelmatele truuks jäänud, mille realiseerimine praktilises elus ei ole kunagi võimalik olnud. Aga tema idealistina on nendele seisukohtadele truuks jäänud. Nii. Ja teile võib ju tunduda, et vana kommar paras saigi ju lõpuks oma karistuse kätte, et puges ju nii, aga näed, pugemisest polnud kasu midagi. Aga Veidemanni juhtum on testjuhtum ja selle sama suursaadiku Jaap Ora juhtum on samuti testjuhtum. Need on üksikud tühistamised, üksikud mahalaskmised ja teile võib tunduda, et minuni see kunagi ei jõua. See on tee sillutamine massrepressioonidele. Ja meil loomulikult ei ole Siberi avarusi ega Karaganda kaevandusi, et inimesi sinna küüditada, aga massrepressioone on ka Eestis võimalik teha teatud modifitseeritud kombel. Ja selles on eurobürokraadid ja meie pugejatest, lurjustest riigijuhid väga nutikad. No kui keegi arvab, et Euroopa Liidus, et see ei ole nagu Nõukogude Liit, see jutt, mis te nüüd räägite Nõukogude Liit ja tulime ühest liidust, läksime teise liitu. Euroopa Liidus Saksamaal vahistatakse 100 inimesi nädalas. Facebooki, Twitteri või mingi muu sotsiaalmeedia postituse pärast. Suurbritannias samamoodi vahistatakse 100 inimesi nädalas selle eest, et nad on väljendanud sotsiaalmeedias näiteks muret liigse immigratsiooni pärast või on pöördunud kellegi poole tema vale sootunnusega. Ja see on massiline. Prantsusmaal kohtu kaudu lülitati välja Marine Le Pen poliitilisest protsessist, et see on massiline üle terve Euroopa. Ja miks me arvame, et Eestis seda ei juhtu? Samamoodi hakkab juhtuma. Kuule, teeme siin kõlli. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast ja asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme. Me tahame jätta rohkem aega USA julgeoleku strateegiale ja USA Euroopa suhete dünaamikale, aga peame mõne sõnaga ära markeerima. Riigieelarve võeti vastu meil sellel nädalal kolmapäeval, hääletati ülinapi häälte enamusega, riigieelarve vajab Riigikogus 51 häält. See on üks neist vähestest seadustest. 51 häält tuligi. Ja täpselt nii, 51 häält tuligi. Ja see, nii et nii nagu Mart Võrklaev ja mõned teised siin ütlesid, et kui nüüd Kadri Tali või Tanel Tein ei oleks hääletanud, kui nad ei oleks saanud oma hasartmängu maksu seadust oma lobitöö tulemusena, siis oleks riigieelarve jäänud vastu võtmatu. Ja noh, eelnõu ise on muidugi kohutavalt halb, et noh, ma seal pidasin ka kõne, kus Anneli Akkermann, endine rahandusminister, praegune rahanduskomisjoni esimees, ei suutnud jälle mitte millegi muuga põhjendada seda, miks meil majandus on põhjas ja miks meil eelarve on kohutavas defitsiidis, miks riik on põhimõtteliselt pankrotikursil. Kui ikka sellega, et 6 aastat tagasi oli meil rahandusminister Martin Helme, kelle ajal ka võeti laenu, aga 6 aastat tagasi selle laenuga aidati ettevõtetel läks hästi, Eesti inimestel läks hästi, ostujõud kasvas ja majandus kasvas. 8,5% majanduskasvu ja ma käisin ju sel nädalal Esimeses stuudios, oli siis parlamendierakondade esindajate debatt ja seal Kristina Kallas täpselt selle sama jutuga sõitis sisse, kuidas 2020. aasta eelarve oli 6%-lises puudujäägis. 5,5, aga hea küll. Ja no oli. Me selle tulemusena pärandasime Kaja Kallase valitsusele 8,5% majanduskasvu ja need laenatud rahad, mitte täies ulatuses, aga osaliselt, läksid laenudena Eesti firmadele, et nad saaksid oma töökohti hoida, et nad ei peaks uksi kinni panema ja need rahad maksti tagasi. Jah, see raha on tagasi tulnud, kusjuures mida ma ka, mis normaalsel inimesel jooksevad kuulid lihtsalt kokku, et 5,5% 20. aasta eelarve miinust oli nominaalne miinus, sellepärast et strukturaalset miinust ei olnud võimalik hinnata sellises absurdses majandusolukorras, nagu oli 20. aasta koroona aeg.
pool aastat, 2 kvartalit terve maailma majandus seisis, kaasa arvatud Eesti majandus, kõik seisis. Mingit reisimist ei olnud, mingit tarbimist ei olnud, poes ei käidud, eks ole, kütust ei tangitud, mitte midagi, kõik seisis. Maksulaekumised kukkusid kolinal, väga järsult kukkusid kolinal, eks ole. Ja selles olukorras tuligi laenata, aga strukturaalset miinust välja arvutada ei olnud võimalik. Et see oli nominaalne miinus, kui sa võtad lihtsalt siis eelarve mahu, majanduse mahu ja ütled, et nii palju oli. Kusjuures see laen ise oli 1,2 miljardit umbes, võib-olla nõksa rohkem, ja siis ülejäänud raha oli töötukassa raha, millega me hoidsime tööturu korras, et inimesed, kes koju olid sunnitud jääma, et nendel tegelikult ikkagi sissetulek jätkus, ja ettevõtete toetamine, et nad pankrotti ei läheks likviidsuskriisi tõttu. Ja tagajärjeks oli 8,3% majanduskasv järgmisel aastal. Nüüd selle aasta miinus on 1,7 miljardit ja strukturaalne miinus on 4,5% SKP-st. See strukturaalne tähendab seda, et seal tegelikult blufitakse arvudega, nominaalne on ikkagi suurem. Need on sellised terminid, millega tavalisel inimesel pole midagi peale hakata. Ja ma ka küsin, et 21. aastal oli see eelarve, mille mina valmis tegin, aga mida meie enam kasutama ei saanud hakata, sest jaanuaris kukutati valitsus. Aasta lõpuks, 21. aasta lõpuks oli meil eelarve miinus 700 miljonit. 700 miljonit. Aga see ei olnud minu tehtud miinus, sest et kui tuli võimule Kaja Kallase ja Keskerakonna valitsus, siis nad tegid kohe kevadel uue lisaeelarve, kus nad suurendasid eelarve kulusid seal umbes 650 miljoni ulatuses. Et praktiliselt kogu see miinus, mis oli 21. aastal, oli juba Reformierakonna tehtud. Mina andsin tegelikult 21. aastaks sisuliselt tasakaalus eelarve üle neile ja 8% majanduskasvu. Ja mis nad edasi tegid sellega? Kõik keerasid tuksi. 22. aasta juba majandus langeb, riigieelarve miinus 1,5 miljardit. 23. aasta majandus jätkuvalt langeb, lisaks sellele Ukraina sõda, eks ole, riigieelarve miinus 1,6 miljardit. 24. aastal eelarve miinus oli natuke väiksem, aga ka üle miljardi. Kõik need aastad, 22, 23, 24, ka 25 tegelikult majanduslanguse aastad. Ja nüüd siis 26. aasta eelarve miinus on 4,5% ja 1,7 miljardit. Ja ma küsisin ka Anneli Akkermannilt, kulla inimene, 6 aastat tagasi oli eelarve laen, sellepärast, et meil oli absoluutselt enneolematu ja erakorraline majandusseisak, aga Eesti inimestel oli hästi ja Eesti ettevõtetel oli hästi ja majandus hakkas hirmus kiiresti kasvama. Ja pärast seda on 5 aastat tulnud teie majanduslangust, eelarve miinust, defitsiidis kulutamist ja te ikka räägite sellest, kuidas see hea aasta, mille meie tegime või jätsime neile, on see põhjus, miks järgmised 5 aastat olid halvad aastad. Et lollimat juttu enam ei ole võimalik ajada. Aga siis öeldakse, me teeme riigikaitset. Ei tee riigikaitset. Riigikaitsesse suunati lisaraha 800 miljonit. Tegelikult riigikaitse raha on seal peaaegu 2 miljardit meil umbes. See on see üle 5% riigikaitse raha ja kuhu see läheb, seda me oleme siin mitu korda rääkinud ju, kui me oleme arutanud seda riigikontrolli raportit, et 100 miljonid lähevad musta auku. 700 miljonit on, keegi ei saa aru, kus on. Keegi ei saa aru, 700 miljonit. See on peaaegu 2 korda rohkem, kui meie ajal oli kaitse-eelarve üldse. Meie ajal oli ta 500 miljonist tõusis peaaegu 700 peale, oli see viimane aasta, kui me tegime eelarvet, nii et ta oli üle poole miljardi seal. Nüüd pannakse juurde 800 miljonit ja tahaks küsida, et kas see 800 miljonit on selle augu katmiseks, mis te selle 700 miljoni kuhugi musta auku kandsite või et aga jätkuvalt, kas ta on 700-800 miljonit, laenatakse 1,7 miljardit. Ehk peaaegu miljard laenatakse millekski muuks kui riigikaitseks, aga muudkui räägitakse, meil on riigieelarve miinuses sellepärast, et meil on vaja teha riigikaitsekulutusi. Jälle, lihtsalt kõik on vale, mis te räägite. Jah, aga ei alustata sellest, mis on kõige olulisem ja kõige olulisem on see, et tegelikult mitte arendada meil neid tuuleparke ja päikeseparke. Jumal küll, ma sõidan ju Läänemaa vahet kogu aeg ja Tallinna ja Haapsalu vahet ja seal enne ristit, mis need külad on, Kuke ja ühesõnaga. Seal on ju terved väljad, mis omal ajal olid täis lehmasid või kus niideti heina, mis tootis tegelikult reaalmajanduslikku kasu. Need on täis pandud päikeseparke.
palun väga, meil on nüüd sisuliselt kuude kaupa olnud ilm, kus meil peaaegu ei ole paistnud päikest. Kus meil mitte lihtsalt ei paista päikest, vaid peaaegu, et ei lähe valgeks. Ja no aga isegi kui valgeks läheb, siis päike ei paista. Kogu aeg sajab mingit vihma, on pilves. No mida need päikesepargid toodavad seal? No mida nad toodavad? Subsiidiumid toodavad, seda nad toodavadki, subsiidiumid toodavad. Aga selle asemel, et me oleks kõik need rahad kulutanud ära nende elektrijaamade peale, mis püsivalt annavad elektrit, stabiilset elektrit, mida ei ole vaja kogu aeg stabiliseerida ekstra kuludega ja lõpetaks ära oma sõltuvuse sellest elektribörsist ja tegelikult ikkagi kogu sellest kallist elektri ülekandmise jamast ja tooksime tegelikult elektri hinna, mis on see kõige olulisem hind majandusele tervikuna. Kui meil elektri hind jääb kalliks, siis meil majanduses ei ole konkurentsivõimet silmapiiril ka näha mitte. Ja vaesumine jätkub. Aga noh, ei sellest kõigest nad isegi kui nad saavad aru, isegi mulle tundub, et nad ei saa aru ja teiseks isegi kui nad saavad aru, nad ei kavatse mitte midagi ette võtta. Et nad jätkavad ja mina pidasin seal Riigikogus ka kõne, kus ma ütlesin, et täiesti Louis 15. aegne mõtlemine pärast meid tulgu või veeuputus. Ja riik tüüritaksegi pankroti suunas. Ja me kõik saame ju mustrist aru, muster on see, et ennem Riigikogu valimisi tuleb kõigile anda nii palju raha kui vähegi võimalik, et sellisel viisil natukenegi osta endale hääli juurde mingitest huvigruppidest, mingitest lobigruppidest, mingite ärimeeste silmis ja mis pärast saab, ei huvita. Mind küll huvitab. No jah, aga kui me niimoodi vaatame, siis kriis on ikkagi täiesti strukturaalne. Meil ei ole ju valdkonda, mis ei ole kriisis. Meil on haridussüsteem on kriisis. Meil meditsiinisüsteem on kriisis. Meil on demograafiline kriis. Meil tegelikult on ka riigi kaitsevõime täielikus kriisis. Ja. Ükskõik, mida te räägite, juba 3,5 aastat me kuuleme kogu aeg seda, kuidas kaitsevõime, julgeolek. Ja eesti keeles öeldes mitte essugi pole tehtud. See, mis on tehtud, on tegelikult olnud raha kulutamine, tihtipeale ma kujutan ette korruptiivne kulutamine, mille reaalne väljund kaitsevõime tõstmisse on olnud nullilähedane. No ja ma tahan selle teema kokku võtta, et me jõuaks muudest asjadest ka rääkida, aga ma korra veel siia nüüd panen juurde ühe siis olulise punkti, et järgmine nädal Euroopa Ülemkogu, kus siis räägitakse nendest Vene rahadest, Vene külmutatud varadest ja räägitakse ikka selles samas võtmes, mis me siin Tsahkna teemal rääkisime, et täiesti kinni kiilunud mõtteviisiga, et venelased peavadki ju maksma selle Ukraina sõja eest. Ja nüüd 200 miljardit umbes on Euroopas, suurem osa sellest on Belgia, siis pangas, see on eraõiguslik pank, see ei ole riigile kuuluv pank, aga tugevama õigusega on alati võimalik minna ja kangiga see uks lahti kangutada. Ja millest aru ei saada on see, et kui nüüd Belgia ei ole nõus olnud selle raha kasutusele võtmisega sel lihtsal põhjusel, et ta ütleb, et nemad peavad pärast kinni maksma selle raha, mille nüüd teised nii-öelda ära kulutavad või Ukrainale otsustavad anda, sest see on Vene raha ja venelased lähevad neilt seda raha küsima. Mille peale komisjon on öelnud, ärge muretsege, me kõik käendame teid, et kui siis peakski juhtuma, et venelased tulevad seda raha küsima, siis me kõik koos maksame selle ise kinni teile, belglastele. Ja ma küsisin sellest juba eelmisel või üleelmisel nädalal, ma küsisin Michalilt infotunnis, et mis see meie seisukoht on. Michal muidugi hakkas täielikku rumalat juttu rääkima, kuidas agressor peab selle kõik kinni maksma ja peabki maksma. Aga ma küsisin, aga kas me oleme arvestanud sellega, et see võib ka meile endale maksma minna? Ei, me töötame selle plaani nimel, et ei läheks maksma. No nüüd on välja arvutatud, Brüssel on ise välja arvutanud, et kui läheb maksmiseks, siis kui suur on kõikide riikide see nii-öelda kohustus. Ja Eesti riigi kohustus on 470 miljonit. Aga tõenäoliselt on see kohustus 500 või üle miljoni ehk 500 miljardit, sellepärast et terve hulk riike keeldub sellest skeemis osalemast. Ungari, Tšehhi, Slovakkia, aga võib-olla ka seesama Belgia, võib-olla Itaalia isegi. Et nad lihtsalt keelduvad sellest skeemis osalemast, millisel juhul see summa läheb ju jagamisele vähemate vahel. Ja nüüd, nii palju kui mina olen aru saanud, Michal läheb Brüsselisse, võtab ilma igasuguse mandaadita, ilma igasuguse ühiskondliku aruteluta, võtab selle 500 miljonit Eesti maksumaksjate kulule, et saaks selle raha anda Ukraina korruptantide kätte. Ma lihtsalt ei ole nõus sellega.
No meie nõusolekut nad muidugi ei küsi ja noh, kuna me oleme nüüd tegelikult ka ainus reaalne opositsioon siin riigis kogu sellele korruptiivsele kambale, ühisparteile, sest noh, ei maksa teha endale mingeid illusioone. Ei Keskerakonna ega Isamaa ega parempoolsete ega noh, ka sotsidest rääkimata, see kõik on pseudo. See on pseudo-opositsioon. See on oportunistlik, populistlik pseudo-opositsioon, kes kõik on valmis oma käe alla panema Eesti riigi ja Eesti rahva laostamisele. Ja me oleme ainsad, kes ütlevad, aga noh, meid ju rullitakse kogu aeg meist üle ja noh, ka see propaganda meie vastane on ju umbes niimoodi, et meie oleme nagu seal samas teledebatis Läänemets süüdistas, kuidas meie oleme üles kutsunud inimesi tapma. Kujutad see ette? Ma küll ei tea, et me oleks kunagi kedagi tappa tahtnud. Küll aga on sotsid tahtnud. Küll on aga sotsid seda tahtnud, jah. Kuklasse lubanud auke teha siin ja Vikati mees käis meie ministreid veristama siis. Et küsimus on ikkagi väga lihtne, et kui Eesti rahvas on nõus ennast pidevalt petta laskma, kui Eesti rahvas on nõus, et ta on ükskõik valmis kartulikoori sööma selle pärast, et Ukrainale raha saaks anda, Ukraina korruptandid saaksid endale kullast WC-potte teha ja jahte pidada, luksusjahte, mis on nagu ujuvad paleed ja omada 10 villasid erinevates Euroopa ja muudes maailma riikides, siis fine. Siis Eesti rahvas peabki kartulikoore sööma. Nii, teeme siin jälle kõlli. Ja vahetame teemat ja läheme välismaale. Stuudios on ikka Mart Helme ja mina Martin Helme ja saade on ikka Räägime asjast. Euroopa oli esimese hooga lihtsalt jäi vakatas, ei suutnud midagi öelda ja noh, järgmine reaktsioon siis natukene kogus ennast ja hakkas sisistama ja sõimama ameeriklasi ja Trumpi pärast seda, kui Valge Maja avaldas siis uue julgeolekustrateegia, noh, National Security Strategy. Ja seda loed ja mõtled, et noh, küll on hea lugeda mõistlikku juttu, arusaadavat juttu, loogilist juttu, argumenteeritud juttu. Et noh, mina, kes ma kogu aeg närin läbi mingisugustest eurodokumentidest, veel eraldi finantsdokumentidest, eks ole, rahanduskomisjonis on mingisugused Eesti seisukohad selle või teise Euroopa Liidu määruse või asja suhtes. No see on linnukeel, see on kõik, mitte pikad laused, kus on sõnadest veel saad aru, aga lausel sisust enam aru ei saa, sellepärast, et see nii ongi mõeldud, sellepärast, et avalikust on vaja eksitada ja ametnikud uinutavad poliitikud ära rumala jutuga või noh, arusaamatu jutuga. Aru saad sa ainult siis, kui sa saad aru, et need sõnad tähendavad midagi muud, kui see, mis tavaline inimene. Meil on Riigikogus seda ka igapäevaselt või näiteks Tanel Kiik pulti ronib. Ma teema sõna mulast mitte midagi aru ei saa. See on mingi mula tuleb sealt, voolab sujuvalt mingi mula. Mida ta ütles nüüd? Mis selle asja mõte oli? Kui sa kuulad ka näiteks Michali juttu või Liisa Pakosta juttu või noh, siis ükski nad räägivad kaks asja korraga. Esiteks valetavad. Noh, ei, see ei ole nii, ei, me ei teinud seda, teie tegite seda. No, mis on kõik on vale. Ja teiseks, loogikat ei ole. Ja kolmandaks, argumentatsiooni ei ole. Aga nüüd loed Ameerika julgeolekustrateegiat, loogika on, argumentatsioon on, esimesel leheküljel räägitakse ära, mida sellega tahetakse öelda, mis on nagu, mis terminitest me räägime, miks me seda kirja panime, kuidas me selle üles ehitasime, kõik on arusaadav, loed teksti ja kõik on arusaadav. Ja siis tuleb 5 erinevat punkti, 5 punkti, mis on, ja öeldakse ka, et ega meil on, maailm on suur ja lai, riigi huvid on kõikjal, aga strateegia mõte on kontsentreeruda nendele kõige tähtsamatele huvidele ja kirjeldada ära, kus me oleme, kirjeldada ära, mida me soovime saavutada ja kirjeldada ära, kuidas me sinna välja jõuame, kuhu me tahame välja jõuda. Ja seda tõesti on nauding on lugeda sellist teksti. See on vormiline külg, aga sisulist külge on ka nauding lugeda. No esimene ja kõige tähtsam ameeriklaste on lääne hemisfäär. Ja ilma häbenemata öeldakse, et Monroe doktriin on tagasi. Trump täiendab Monroe doktriini. No kes ei tea, Monroe doktriin, kui ma õigesti mäletan, 1820-ndatel äkki oli, võib-olla oli 40. 1823. Ja nii, ütles selge sõnaga, et Ameerika kuulub ameeriklastele. Noh, ütleme, sel ajal ei olnud Ameerika Ühendriigid ju veel nii suur ega midagi, aga noh, selle ajal peeti silmas, et lääne hemisfääri vanade Euroopa impeeriumid ärgu oma nina toppigu ja Ameerika asju ajavad ameeriklased ise.
Noh, nüüd on selle doktriini, ütleme siis tänane Trumpi doktriin on selline, et hiinlased, venelased, eurooplased ärgu oma nina toppigu ja see on kõik, Ameerika on ameeriklaste mängumaa. Ja noh, räägitakse seal ka lahti, mida nad kavatsevad ette võtta narkoriikidega, mida nad kavatsevad ette võtta kommunistlike riikidega, et noh, aitavad sealseid riike saada stabiilsuse, turvalisuse, jõukuse rajale. Noh, eks see ilusa jutuvarjus, me kõik saame aru, on ka siseasjadesse sekkumine. No ega siis Ameerika on Ladina-Ameerika, ega ilmaasjad ei ole ütlus, et banaanivabariigid. Need olidki need väikesed Kesk-Ameerika riigid, kuhu Ameerika korporatsioonid läksid ja ostsid maad kokku ja rajasid sinna monokultuursed istandused, kus siis kohalikud näljapalga eest pidid tööd tegema, noh, see on tore laul, Rum and Coca-Cola, eks ole, ja working for the Yankee dollar. Et see kirjeldab täpselt seda, et ja seal õpiti muide ka neid trikke, mida on rakendatud ka mujal maailmas, kaasa arvatud Eestis, kuidas kohalikku poliitikat mõjutada, kuidas ühed poliitikud diskrediteerida ja maha võtta ja teised poliitikud, kes on neile sümpatiseerivad või nende hüpiknukud, need ametisse upitada, et maailmas ei ole tegelikult midagi uut. Vanas Kreekas ja Vanas Roomas toimus täpselt samamoodi. Pleepsid osteti üles ja teisel kohal Ameerika strateegilistes huvides on Aasia. Aasias räägitakse nii Hiinast, Indiast, Jaapanist, Koreast, aga ka Taiwanist, et Ameerika riiklik huvi on, et Taiwani küsimust ei lahendataks ühepoolselt või jõuga. Ehk siis teisisõnu nad ütlevad ka, et me hoiame edasi seda joont, mis me siiamaani oleme hoidnud, et ühepoolselt ei saaks jõuga. Nad ei anna sõnaselgelt julgeoleku garantiid Taiwanile, aga ütlevad selgelt, et me ei ole, et see on Ameerikale ohtlik, kui seal jõuga Taiwanile ära tehakse ja selle tõttu nemad investeerivad sinna ka jõudu. Ja igalt poolt muidugi tulebki välja see, et põhiväljakutsena ja põhikonkurendina rahvusvaheliselt nähakse Hiinat. Ja see on ka üks põhjus, miks Venemaaga tahetakse sisse seada stabiilsed ja infot vahetavad suhted. Ja majandussuhted. Ja majandussuhted ka, loomulikult. Ja põhjus on väga lihtne, ma mäletan mingi 4-5 aastat tagasi ma lugesin või vaatasin üks selline ka podcasti debatt oli, kus 2 Ameerika poliitika asjatundjad, rahvusvaheliste suhete asjatundjad arutlesid selle üle, kas Hiina on tõsiselt võetav sõjaline oht Ameerika Ühendriikidele. Ja siis leiti, et kui me maavägesid Hiinasse sisse ei vii, siis Hiina laevastik ei ole piisavalt tugev ja Hiina raketijõud ei ole piisavalt tugevad ja Hiina, ühesõnaga need igasugused puudujäägid nende relvajõududes on ikkagi silma torkavad, et ei ole väga tõsine konkurent sõjalises plaanis Ameerika Ühendriikidele. See on muide muutunud väga kiiresti. Just, aga selle sama 4-5 aasta jooksul hiinlased on tootnud mitu korda rohkem laevu, sealhulgas suuri lennukilaemakandjaid, allveelaevu. Hiinlased on täiustanud uskumatult kiiresti ja võimsalt oma raketijõude, sealhulgas ka neid ülehelikiirusega rakette. Hiina ülehelikiirusega raketid sõidavad praegu 2 korda kiiremini umbes kui Ameerika ülehelikiirusega raketid, kusjuures on ka kursi muutmise võimekusega, mis tõttu nende püüdmine tänapäevaste püüdevahenditega on praktiliselt võimatu ülesanne. Ühe raketi püüad kinni, aga kui lastakse korraga välja sul mingisugune 4-5 või 40-50, selge, et osa tuleb läbi. No nagu Iraan just Iisraeli ründas, siis oli ikkagi kokku umbes 1000 raketti lendas korraga. Osad suuremad, osad väiksemad, osad kiiremad, osad vähem. Aga mida öeldakse selle Aasia koha pealt on siis see, et väga oluline punkt minu meelest, mis käis mitmest kohast läbi, nii Aasia, Lähis-Ida kui Euroopa puhul, et tuleb vastu astuda kultuurilisele mõjutustegevusele. Nad ei kutsu seda libauudisteks või midagi, kultuuriline mõjutustegevus, ehk siis ja sellest räägitakse sealt strateegias palju, eks ole, ka Euroopa kontekstis, et meie enda tsivilisatsiooniline enesekindlus tuleb taastada. Ehk siis meie oleme euroopalik kultuur, Ameerika sisuliselt ka, eks ole, kristlik kultuur ja meil ei ole vaja häbeneda seda, me ei tohi selle pärast lasta endale mingeid etteheiteid teha, et see on meie kultuurilise enesekindluse küsimus, täiesti üheselt öeldakse, et immigratsioon on eksistentsiaalne oht nii Ameerikale kui Euroopale, mis ongi ju tõsi, millest me oleme rääkinud juba ma ei tea kui kaua,
ja just see kultuuriline mõõde oli seal, et noh, muidugi kõikides peatükkides väga kesksel kohal majandus ja ütlevad selgelt, läbi majanduskoostöö, vastastiku kasuliku majanduskoostöö, ausa kaubanduse majanduskoostöö saavutab Ameerika selle, et vähendab vaenulikkust iseenda suhtes ja piirkondlikke siis selliseid hõõrumispunkte. Ja see puudutab ka Euroopat. Noh, ma juba kuskil, ma tegin endal Facebooki postituse, seal keegi kraaksus, kuidas näed, ameeriklased ütlevad meile selge sõnaga ära, et nemad soovivad Euroopa turgudele saada, et vähemalt praegu Euroopa Liit on nii-öelda ühe suure üksusena võimeline Euroopa huve kaitsma, et kui Euroopa Liit laguneb, siis iga riik on ameeriklastele üks-ühele üksinda võimetu vastu astuma. Täiesti rumal jutt. Me nägime, kui von der Leyen ja Trump kõrvuti istusid, kuidas Euroopa Liit kindlasti ei olnud kohe võimeline seisma niimoodi, nagu ette kujutatakse või nagu nad iseendast ette kujutavad või nagu nad ennast reklaamivad, et tegelikult andis kohe ameeriklastele järgi ja mõistlikult tegi, sest et ka Euroopa Liit tervikuna ei ole võimeline Ameerikaga kaubandussõda mingil moel pidama. Ja mida seal juures ära unustatakse on see, et aga erinevatel riikidel on erinevad majandushuvid. Saksamaa majandushuvi erineb väga oluliselt näiteks Itaalia või Hispaania omast või ka Eesti omast. Et ega Kesk-Euroopa, Poola majandushuvid on hoopis midagi muud kui Prantsuse majandushuvid, et panna Brüssel nende kõigi eest ühiselt läbi rääkima tähendab seda, et kellegi majandushuve ei kaitsta korralikult. Aga põhirõhk ikkagi, kui me nüüd sellest strateegiast räägime, eriti mis puudutab Euroopat, on ikkagi minu meelest kultuurisõda. Jah, kultuurisõda, selgelt öeldakse välja, et Euroopa kaotab oma identiteedi ja kui Euroopa kaotab oma identiteedi, siis need ei ole need riigid, mis saavad olla Ameerika liitlased. NATO plaan B-st. NATO plaan B öeldakse kahes eraldi kohas tuuakse välja, et Euroopas on oht vähem kui 20 aastaga muutuda millekski muuks kui euroopalik. Immigratsiooni tõttu. Ja teises kohas on öeldud, et on reaalne oht, et mõned suured Euroopa NATO liitlased muutuvad mitte euroopalikuks enam ja sellised riigid ei pruugi enam olla usaldusväärsed NATO liitlasriigid. Ehk siis, et teisisõnu, kui immigratsioon Prantsusmaal või Hollandis või Inglismaal läheb veel kaugemale, siis nende moslemiriikidega, nende tuumamoslemiriikidega, ameeriklased enam ühes julgeolekualliansis ei ole. Ja see tähendab seda, et NATO, nad ütlevad, minu meelest täiesti selgelt ütlevad välja, kui sa siia kõrvale paned konteksti veel, president Trump andis intervjuu Politicole, kui sa sinna kõrvale paned Vance'i kõne, et paned asevälisminister, ma ei tule ta nimi meelde praegu enam, kes ka ja asekaubandusminister, kes käib läbirääkimisi pidamas Euroopas, pluss Euroopa Liitu suunatud Ameerika suursaadik, nad kõik laiendavad seda teemat, nad kõik selgitavad seda teemat, täiesti üheselt ütlevad, et kui te jätkate totalitaarsusega, sõnavabaduse piiramisega ja massiimmigratsiooniga ja kaubandusliku protektsionismiga, siis NATO-t enam ei ole. No ega siis ilmaasjata ei teinud üks kongressmen, mulle ei tule ta nimi praegu Thomas Massey, kes on muide Never Trumper. Ükskõik, ettepanekut ei algatanud eelnõud ja see lähebki menetlusse Ameerika lahkumiseks NATO-st. Niisugused initsiatiivid üldreeglina ei ole lihtsalt sellised, et mees püüab mingit isiklikku profiili üles ehitada, püüab mingit isiklikku populistlikku kasu sellest saada. Siin on taga loomulikult ka Ameerika teatud süvariik ja teatud ringkondade toetus sellele ideele. Me võime seda nimetada isolatsionismiks ja öeldakse, et Ameerikas isolatsionism on üks väga kandev välispoliitiline traditsioon. Ega ta nii väga kandev ei ole olnud pärast teist maailmasõda, aga see on väga selgelt ühe alternatiivi loomine, et seda alternatiivi kasutada, kui protsessid lähevad selles suunas, nagu selles dokumendis ka osundatakse, et kui nad lähevad vales suunas, siis meil ei ole enam ühisteed. Mina arvan ka, et see on lisaks sellele selline nii-öelda surveavaldamismeetod eurooplastele. Et vaadake, näete, meil on siin sisemine protsess käima läinud juba, et võtke mõistus pähe, võtke midagi ette. Aga mida muidugi, ja teiseks nii-öelda ilmastiku õhupalli üles laskmine, et vaatab, kuidas lendab, kuidas mets vastu kajab, mis reaktsioonid on. Aga mis ma loen sealt välja sellest strateegiast ja mis on
mulle meeldib, kui patriootliku partei juhile ja meie oleme ju ka Euroopa patriootide partei, Eesti liikmespartei, selge sõnaga öeldakse, seal ei ole küll suure algustähega, vaid väikse algustähega, aga selge sõnaga öeldakse, et Ameerika Ühendriikide administratsioon asub läbi Euroopa riikide asub nii-öelda mõjutama seda protsessi ka läbi selle, et ta toetab Euroopa riikides patriootlike parteide võimule pürgimist. Ja see on minu meelest nii selge sõnum Brüsselile ja sellele liberaalsele režiimile, mis ka meil võimul on, et muutus on tulekul. No sa võid mürki võtta selle peale, et populist Reinsalu haarab siin kohe sellest kinni ja hakkab kohe nimetama Isamaad patriootlikuks parteiks. No pro patria on Isamaa ju inglisekeelne tõlge eluaeg olnud. Siin on muidugi jah, see oht on, et värvivahetajad vahetavad veel kiiremini värvi ka, siin Reformierakonnal ka ei ole probleem värvi vahetada. Kui me vaatame kas või seda, kuidas toon on muutunud viimase nädala aja jooksul Postimehes. Martin Ehala, kes on ka varem kirjutanud selliseid, ma ütleks, et üsna mõistlikke artikleid tihtipeale, on siis see kõnetoru, kes suunab nüüd siis Isamaa häälekandjat Postimeest sellele rajale, et sillutada teed, et mitte meie ei oleks see patriootlik jõud, kes saab Ameerikaga nii-öelda otse dialoogi, vaid et Isamaa oleks selleks jõuks. No jah, ega siin midagi uut päikese all ei ole. Aga Isamaa loomulikult on, nagu me teame, nagu ütleks üks vana Isamaast välja astunud inimene, Isamaa reedab alati. Nad ei vea välja selles mõttes, et me oleme näinud, kus oli Isamaa selle isadepäeva saateskandaali arutelu ajal. Mitte sõnagi. Kus on olnud Isamaa Istanbuli konventsiooni arutelu ajal? Mitte kusagil. Millal on Isamaa või kui palju on Isamaa võtnud sõna valitsuses kinnitatud selle väärastamis-tegevusprogrammi kohta? Mitte sõnagi. Täpselt sama me võime öelda Keskerakonna kohta. Mitte sõnagi. LGBTQIK, ma ei tea, mis iganes programmi kohta. Mitte sõnagi. ERR-i kohta ütles vist Kõlvart kuskil, et nii ei oleks tohtinud teha, aga ikkagi väga pehmelt. Markeeris ära, et me oleme ka siin poolel selles vaidluses, aga mingit võitluslikkust ju null. Ei, võitluse peamegi meie maha pidama, et nemad tuleksid siis pärast juba ja võtaksid nopiksid viljad. See ongi ju praegu väga selgelt näha. EKRE on vaja marginaliseerida, muuta nii-öelda nišiparteiks ja siis see võitlus, mida me oleme aastate vältel pidanud, selle võitluse vilja siis tulevad noppima need, keda siis meie oma süvariik ja meie oma meedia peab vääriliseks esindama Eestit uutes oludes. Ja seda üritatakse, see on selge. Kindlasti üritatakse, aga kui ma loen seda strateegiat ja kui ma panen sinna kõrvale Trumpi sõnavõtud, siis minu meelest on ameeriklased otsustanud, et Euroopa Liitu nad ei soovi, et jätkaks. Minu meelest on nad ka muide otsustanud, et või hakkavad jõudma sinna välja ja nende nii-öelda protsess hakkab jõudma sinna välja, et kui eurooplased nüüd ei lõpeta kohe ära seda Ukraina sõja jätkamist, siis NATO-t neil ei ole vaja. Sellist NATO-t nemad ei vaja. Ja selle peale ju Rutte juba ütles ja minu meelest ütles keegi veel, kas Merts äkki või, et nüüd on selge, et nüüd me peame ise selle nii-öelda NATO võtame meie eurooplased üle. Andke andeks, eurooplaste poolt tehtud NATO-t Eestil kindlasti vaja ei ole. Sellega ei ole midagi peale hakata. See on meile koorem, mitte julgeoleku lisatagatis. Ja kui ameeriklased NATO-st välja lastuvad, mida nad minu hinnangul kindlasti ka teevad, ja need protsessid... Nad ei pruugi astuda, nad võivad lihtsalt nii-öelda lasta sellel NATO-l olla ilma endata. Ilma, et Euroopas oleks vägesid, ilma, et nad raha paneksid sisse, ilma kõige selleta. Meil on raske kõiki sündmusi ette näha. Ma muidugi ennustan, et sündmused hakkavad nüüd veerema väga-väga kiiresti. Juba selle kuu sees võib tulla väga olulisi uudiseid ja sündmusi. Sest Trumpil ei ole aega. Trumpil on umbes pool aastat aega, sellepärast, et vahevalimised tulevad ja vahevalimisteks on tal vaja laua peale panna väga kaalukad saavutused ja ta ei kõhkle, silmapilkuga ei kõhkle, et üle laipade need saavutused saada. Üle laipade minust liiguvad praegu eelkõige ikkagi Zelenskid ja Kaja Kallased ja von der Leyenid, et Trumpi põhisõnum on see, ma saan aru, et see oli metafor, aga et see liin, mida Euroopas on minu meelest jätkuvalt nii-öelda eurooplased kaevavad ennast sügavamale auku ja see liin on
meile läheb väga kalliks maksma nii rahaliselt, nagu me rääkisime selle Ukraina toetamise küsimuses, aga ka julgeolekualaliselt, mis mulle annab väga suurt lootust, on see, et kui ma seda julgeolekustrateegiat loen, siis ameeriklased ütlevad selge sõnaga. Maailm peab koosnema suveräänsetest riikidest, kellega on ameeriklastel üks ühele head suhted. Ja seal minu meelest on võimalik väga selge järeldus teha, ameeriklased ka julgeolekualaseid kokkuleppeid teevad nii-öelda ad hoc või üks ühele. Et kui neil NATO-t enam vaja ei ole, siis nad teevad selle Soomega, Eestiga, Poolaga, Ungariga, kelle iganesega nad tahavad nii-öelda üks ühele. Ja siiski Baltikumi kohta on seal sellest strateegiast ja ka teistest sõnavõttudest võimalik väga selgelt aru saada, et seda nii-öelda venelastele ei kingita. Ja Ukraina kohta öeldakse väga lihtsalt. Eesmärk on kiiresti lõpetada vaenutegevus, et säilitada nii palju kui vähegi võimalik Ukraina alles jäänud territooriumit ja asuda üles ehitama Ukraina sõjast räsitud majandust ja riiki. Ja seal ameeriklased lubavad toetada, aga meie omad ju, või ütleme, meie Michalid ja Kaja Kallased ja von der Leyenid tahavad sõdida kuni viimase ukrainlaseni, kuni ma ei tea, kuhu maani on Vene väed välja jõudnud. No ja ma ütlen muidugi lõpetuseks ikkagi, mis puudutab Baltikumi, mis puudutab Eestit, et selle liberaalse režiimi, mida nad nimetavad liberaalseks demokraatiaks, mis on ju totalitarism tegelikult, selle režiimi juhtimisel ameeriklased hülgavad meid. Selle režiimi juhtimisel ameeriklased hülgavad meid ja me parimal juhul jääme hallitsooni. No vot, selline oli meil kokkuvõtte Ameerika julgeolekustrateegiast. Täname kõike kuulamast, soovime ilusat advendiaja jätku ja kuulake meid jälle järgmisel nädalal, jõulunädalal me teeme väikese ühenädalase puhkuse, aga aasta lõpul oleme jälle tagasi. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetis treradio.ee ja uueduudised.ee.